panime lilled ka lauale. Mõnele küsimusele läbi lillede vastu. Väga õige. Viisakalt kaua taaistumis. Väga korrekt. Ütlen, et kogu aeg sõidan autoga siit mööda, ei teagi, et nii kõrge tooned on. Tead, see PNS on siin, aga mõned PNS on 12. korral. Selline vaade on, et tekib kohe inspiratsiooni. Eriti sinna poole laugutab on. Vaatab, meil on palju koledaid maju. Meri paistab siit. Keegi räägib ka, mis siin täpselt. Jaanek peaks juhtuma asja. Jaanek, mis siin tegema? Oot. See tuleb ammastega. Kelle otsa peab vaatama? Pööra pilt maha. Tere! Et PNS on kutsunud siis täna kokku seltskonna, et arutada mõningate punktide üle, mis puudutavad Eestit ja Euroopat. Kas Eesti poliitikas on seisak, mis meid edasi viiks, mis takistab erakondadel uuenemist, mis on Euroopa Parlamendi tähtsus Eesti jaoks ja kuidas Euroopa Parlamendis Eesti huve esindatakse, on teemad. PNS palus siia siis Kaja Kallase Reformierakonnast ja Anvar Sammosti Isamaa Res Publica Liidust. Et korralduslikult, kui kellelgi on küsimusi, siis andke märku, siis püüame sekkuda nendesse monoloogidesse, mida auväärsed peavad ja esitada vaheküsimusi. Püüame püsida ühe teema lõikes. Meil on tunnikene aega, et kõik need teemad läbi küsida siis tänaste külaliste käest. Ja minu nimi on Janek Nuts, ma olen Rahvusringhäälingu toimetaja ja palutud siis PNS-i poolt korda hoidma täna siia. Ja alustame kõigepealt siis lubatud esimese päevakorrapunktiga.
kas Eesti poliitikas on seisak? Kuna ma tean, et Arvar Samoste on juba vastava avaldusega esinenud, siis Kaja Kallas, alustame teist. Kas Eesti poliitikas on praegu seisak? Ma ei tea, viimastel nädalatel ma kuulen pigem seda, et toimub liiga palju, et kui seda, et toimub liiga vähe. Seisakut võib ka tegelikult ju stabiilsusena nagu käsitleda, et kes ütleb seisak, kes ütleb stabiilsus, et iseenesest arvestades seda, mis Euroopas praegu toimumas on, siis ega see stabiilsus ei olegi liiga halb. Me vaatame seda, et seisakut võib hinnata majandusnäitajate järgi, aga kui me vaatame poliitilise aktiivsuse poole pealt midagi ära teha, siis kas selles aspektis on ka meil siis kas stabiilsus või edasi minek? Me võtame, et kas või see auväärne haldusreform pannakse nüüd seisma. No jah, ma ei tahaks sinna haldusreformi debatti praegu minna selles mõttes, et lõpuks seal võiks küsida palju küsimusi, et mida see siis või mida selle all nagu mõeldakse, aga ärme sinna mine, et kindlasti praegu on toimumas ju tegelikult väga palju, et esiteks meil valitsus vahetub ja noh, eks valitsusel tuleb anda ka aega atra seada, et nagu öelda, et kas siis muutused toimuvad või ei toimu. Aga põhimõtteliselt, kui vaadata Eestit Euroopa kontekstis, siis iseenesest pigem me oleme liikumas sinna teiste stabiilsete Euroopa riikide siis hulka, et ega selles ei ole ka iseenesest ju midagi halba. Arvar Samost. Jah, selles kindlasti muidugi ei ole midagi halba, et me liigume teiste Euroopa riikide hulka, kes on väga stabiilsed, aga mul on lihtsalt selline tunne, et Eestil ei ole nagu seda luksust, et sinna niimoodi hästi pikka mööda ja hästi stabiilselt nagu kuidagi väga väikeste sammudega minna lihtsalt. Et ma usun, et selles osas me ei ole ka väga eri meelt, et mis puudutab seda praegust valitsusvahetust, siis eks küsimus on selles, et kas vahetuvad inimesed või vahetuvad ka hoiakud ja ideed ja põhimõtted, et kui ma nüüd seda koalitsioonilepingut loen või kui ma mõtlen selle peale, et mis põhjusel see valitsusvahetus tegelikult toimub, siis ma arvan, et Reformierakonna, kes selle valitsusvahetuse initsieeris, et nende eesmärgiks kardetavasti on selle sama pikki aastaid kestnud stabiilsuse jätkamine, et 2015. aasta märtsi valimisteks saada selline situatsioon, kus oleks võimalik uuesti valimistel võimule tulla ja jätkata täpselt seda sama, mis viimased, ma ei tea, kui palju 7 või 8 aastat tehtud on. Et selles mõttes minu nagu see kriitika selle seisaku aadressil on pigem lähtunud sellest, et Eesti poliitika võiks esiteks olla avatum, Eesti poliitika võiks olla dünaamilisem selles mõttes, et siia võiks tulla rohkem uusi inimesi, sest et seda dünaamikat ja uusi ideid ilma uute inimesteta kuskilt võtta ei ole. Ja Eesti poliitikal võiks olla selliseid suuremat sorti eesmärke, et kui Siim Kallas tuli Eestisse selle eesmärgiga, et uut valitsust kokku panna, siis tegelikult ma usun, et väga paljudel inimestel oli sellist lootust, et Siim Kallas toob esiteks Reformierakonda sellist uut vaadet ja teiseks ka Eestisse tervikuna, aga mis siis, et Taavi Rõivas on nüüd Siim Kallasest, ma ei tea, vist 30 aastat noorem, eks, et ma kardan, et Siim Kallasel oleks seda uut vaadet olnud palju rohkem kaasa võtta, kui Taavi Rõivasel seda praegu tundub olevat. Jaa, aga eks me nagu võib-olla tõttame natuke sündmustest ette, et selles mõttes las Taavi Rõivas ka ennast näitab ja võib-olla asjad pole siis sugugi nii, nagu sa neid asju esitad, et võib-olla samamoodi Taavil on ju palju tahtmist ja sellist säras ilmades nagu asja muuta ja ennast ka kehtestada, et mõnes mõttes see on nagu ka ju vedru, mis üles keerab, et kõiki siis ootuste kiuste õnnestada ja mis puudutab seda valitsuse vahetust veel, siis ega pikalt ju pidevalt
oli see jutt, et Andrus Ansip esiteks ei soovi, on väsinud, nii edasi. Ka ajakirjanduses tuli seda, et et võiks tegelikult valitsus vahetuda, aga kui see siis tegelikult nagu toimuma hakkab, siis kõigil tekivad kõhklused, et ega see vana ei olnudki nii halb. Et iseenesest see aja valimine, et kui tavaliselt peaministrid lahkuvad, ütleme tõesti nagu jalajälg seljal, siis nagu hea on see, kui see nii ei lähe, et tegelikult inimene on teinud ikkagi pikalt tööd ja Eesti kasuks, Eestile kindlasti palju head teinud ja kui see vahetus siis toimub niimoodi vahepeal, siis ma arvan, et suhteliselt rahumeelselt, siis ärme sündmustest ette tõtta ja ootame, mis need tulemused on. Kallas, see üleminek oli praegu ju väga tehniline. Meil on jäänud 1 aasta järgmise aasta valimisteni. See, mida praegune värske koalitsioon, mis tõenäoliselt asub võimu teostama, annab ju praegu lubadusi ja tegelikult koostab 2015. aasta eelarve. Ja me teame, et järgmine aasta märtsis on valimised, mis tähendab seda, et tegelikult jääb selline väga tehnoloogiline maitse sellele vahetusele. Kui etteheide on see, et on pikk plaan versus lühike plaan, siis see ei tohiks olla ju etteheide, et tegelikult nagu vaadatakse ikkagi nagu pikemalt, et ei tehta otsuseid ainult aasta peale. Kui tehtakse otsuseid ainult selle aasta peale, siis kokkuvõttes seda on näidanud ka muude Euroopa riikide praktika, et sellisel juhul see valitsus tahabki olla väga-väga populistlik. Anvar Sammust täpsustab palun oma mõtet, et rohkem avatust. Jah, selles mõttes, et seda võib-olla peaks rääkima nagu laiemalt, mitte nüüd selle viimase paari kuu sündmustega seoses. Et näiteks mõtleme selle aja peale, kui väga kuum oli Reformierakonna rahastamise teema, siis kuulsime ju väga palju kordi selliseid asju, et need asjad ei ole avalikult arutamiseks, need tuleb erakonna sees nagu sirgeks rääkida. Aga ma ei taha Reformierakonnale keskenduda, et tegelikult me ju oleme praktiliselt kõikide erakondade puhul kuulnud seda, et üks või teine asi on erakonna siseasi. Et sa ei räägi avatuse puhul mitte sellest, et valitsemise puhul on avatust vähe, vaid et see puudutab valitsejaid. Kõik algab tegelikult nendest inimestest, keda valijad valimistel valivad ja enamasti Eestis tegemist on erakondadega, kes valitakse kas kohalike volikogudesse või siis Riigikogusse. Ja kui erakonnad käituvad niimoodi, et nendel on mingeid siseasju, mis tegelikult nagu väljaspoolt vaadates tunduvad täiesti avalike asjadena ja nende asjade üle avalikult arutada ei saa, vaid selle üle tuleb arutada kuskil suletud uste taga, siis sealt pannakse tegelikult alus juba sellele, et kuidas ma ütlengi, et need inimesed, kes teostavad avalikku võimu, lähtuvad mitte üldistest huvidest või see on samm-sammuline selline jupikaupa liikumine, et mingil hetkel jõutaksegi selleni, et on ka tegelikult väga suuri asju, väga üldisi asju, mida ikkagi arutatakse nende samad uste taga, kus varem arutati asja, mis tundus olevat mingi erakonna siseteema, järgmiseks on mingi riigi siseteema, eks. Ja siis olemegi sellises olukorras, et suurtes küsimustes tehakse otsuseid lähtuvalt mingist väiksemast grupi huvist, mis ei ole üldse huvi. Mingis mõttes me siin räägime poliitilisest kultuurist, mingis mõttes me räägime avatusest, mingis mõttes me räägime kindlasti ka korruptsioonist, võib-olla seda sõna mitte nagu juriidilises tähenduses, vaid selle sõna nagu laiemas nagu üldisemast filosoofilisemast tähenduses. Üllar Luup. Jah, Üllar Luup Tallinna Televisioonist. Ma pean tõdema kahjuks, et minu isiklik sümpaatia siis Andrus Ansipi järeltulijana ei läinud käigu. Tegelikult ma lootsin, et ehk Eestis tuleb nüüd esimest korda naispeaminister ja see oleks olnud Kaja Kallas. Aga kuidas te hindate seda vahetuse protseduuri, et kas see tõesti oli siis nii nagu Ekspressis kirjeldatakse, et oli selline just teatud inimeste väljapoksimine või oli seal midagi muud taga? Ja kõigepealt ma muidugi tänan selle siis ma ütleks komplimendi eest, et ma võiksin olla peaminister, aga ma tulen selle küsimuse juurde kohe hetke pärast tagasi.
võib-olla alustaks natuke sellest Anvari jutust ka, ma tahtsin seda kommenteerida, et iseenesest ma siin just käisin eile või üleeile ja siis teisipäev-kolmapäev olin siis Poolas Euroopa parlamentide eetikaseminaril ja eetikakoodeksite siis arutelul ja noh, seal nendes aruteludes tuli ka väga hästi välja see, et tegelikult kui me võtame seda, et noh, meil kõigil on mingid rollid, et noh, ka noh, sa oled isa, sa oled poliitik, sa oled noh, nii edasi ja need rollid võivad teatud hetkedel olla nagu konfliktis, et ütleme noh, sa oled nüüd olnud erakonnas vähe, aga iseenesest on sul kindlasti noh, üks roll on see, et sa oled erakonna liige ja teine roll on siis see, et sa oled ajakirjanik ja noh, samamoodi siis noh, teatud hetkedel noh, et on sul nagu ütleme mingi kollegiaalne eetika ja noh, on siis nagu mingi teise organisatsiooni eetika, et noh, et need asjad võivad nagu omavahel nagu no mitte nagu päris nagu risti minna, aga seal võib tekkida nagu konflikte, et kui noh, et see ei ole nagu alati nagu nii mustvalge, et see ülim avatus siis absoluutselt nagu kõiges, et sul nagu erakonna kaaslaste ees siis nagu mingeid selliseid siis noh, ma ei tea, kollegiaalsust või mingeid selliseid norme ei ole, aga ma olen selles mõttes nagu nõus, et kindlasti need üldsuse huvid peavad käima üle teistest rollidest ka. Ma tahan vahel öelda, mina ei näe seda ka täiesti mustvalgena, see on kindlasti alati küsimus nagu igast konkreetsest juhtumist, et aga kuna küsimus oli üldine, et siis ma ka vastasin. Jah, aga ma nüüd tulen selle küsimuse juurde, et iseenesest noh, ega see olukord üsna unikaalne selles võtmes, et kui me võtame näiteks noh, ma ei tea, sotsiaaldemokraatide juhi vahetus, noh, nad ju tegid selle ka varem ära, aga nad ei olnud siis, nad ei olnud valitsuses, et noh, meil lihtsalt oli see, et kui tahta minna valimistele ka uue liidriga, kes peab ennast siis ka noh, näitama, siis tuleb see vahetus nagu varem ära teha, ehk siis seal tekib nagu kaks dimensiooni, et üks dimensioon on erakonna juhi vahetus ja teine dimensioon on tegelikult peaministri vahetus, et noh, ideaalis on see erakonna esimees on ühtlasi ka peaminister, aga noh, ka Euroopa riikidest võib tuua näiteid, kus see päris nii ei ole olnud, et erakonna esimees ja peaminister on nagu erinevad isikud, et noh, lihtsalt tegemist nagu väga unikaalse olukorraga, kui me võtame nüüd selle, et noh, praegu ikkagi praeguste siis eelmiste valimiste järgselt on meil Riigikogus enamus, ehk siis tegelikult see, kellega meie teeme siis noh, parlamendis kokkuleppe peaministrikandidaadi toetuseks, noh, siis see on paratamatult ikkagi selle fraktsiooni nagu otsustada, et keda nagu meie fraktsioon toetab, seda siis sellest siis tõenäoliselt praeguses kontekstis ikkagi saab peaministrikandidaat, et noh, selles mõttes noh, kõiki neid aspekte peab nagu selles osas nagu arvestama, et noh, kuskilt tuli neid arutelusid alustada ja kokkuvõttes ju noh, tõepoolest fraktsioon ja juhatus siis otsustab, kas ta seda kandidaati toetab või mitte. Juriidiliselt on kõik korrektne. Niimoodi ja, aga noh, mis juriidiliselt on kõik korrektne, ma isegi jah, seda ei oska öelda, aga peaks olema just, aga noh, ka nagu sisuliselt, et kui sellel, kui sul on tegelikult saadud valimistel mandaat, siis sul on võimalus ka otsustada, kes see peaministrikandidaat on. Oluline on erakonna mandaat, mitte isikute mandaadid siis. Siis isikute enda häälte arv või? No, see sama diskussioon, mis oli Siim Kallase üle, et ta saab tulla 0 häältega ja hakata valitsema. Ja, aga vaata, see on jällegi, see on mõneks hea teema, et näiteks võtame nüüd selle, et meil on valimisi siin järjest palju. Europarlamendi valimised, siis on Riigikogu valimised. Näiteks ütleme, oletame, et mina osutun valituks Europarlamendi valimistel. Ma lähen sinna, ma ei taha olla peibutusport, Riigikogu valimistel ei osale. Siis öeldakse, sa oled 0 häält saanud. Tegelikult, et ütleme, kui peaks toimuma vahepeal mingi vahetus, siis mina ei saaks tulla valitsusse, sest et ma ei ole Riigikogu valimistel osalen. Samas, kui ma osalen, teades, et ma tegelikult selle hetkel Europarlamendist ära ei tuleks, siis ma olen peibutuspart, et noh, et mis siis, kuidas seda olukorda lahendada? Ainar Uusel.
Ainar Ruussaarmees, Kaja Kallas, kas eilses Eesti Ekspressis avaldatud kirjutis, mille üheks autoris oli Ekspressi peatoimetaja Allar Tankler, väga hästi poliittehnoloogiat tundev ajakirjanik, oli korrektne? Kas oli täpne? No seal oli ju palju selliseid aspekte, mida mina ei oska hinnata. Selles mõttes, et see puudutas niivõrd paljusid inimesi, et seal oli palju üllatuslikke momente minu jaoks, aga iseenesest seal oli ka palju, tundus, et on räägitud paljude inimestega. Kas Michali ja Rosimannuse roll, mida seal kirjeldati, oli kirjeldatud tabavalt? Erakonna inimesena te ju teate seda. Kindlasti on nii Kristenil kui Rainil väga suur roll siis erakonnas ja mõju, et sellest ei saa kindlasti mööda vaadata. Kui sa tahad lisada midagi? Tahtsin teile eelmise asjaga lisada, et Kaja kirjeldas siin seda olukorda, et oletame, et ta saab valituks Europarlamenti ja siis, kui ma õigesti mõistan, et siis tekiks küsimus, et kas ta näiteks valitsusse tulles ministriks või peaministriks, et kas tal on mandaat, et minu meelest see ei ole nagu selles mõttes nagu päris küsimuski, et Europarlamendi valimised on ju tegelikult sellised valimised, kus kogu Eesti on üks valimisringkond, kus saadav mandaat on üks suuremaid võimalikke, kui inimene osutub valituks, suuremaid võimalikke mandaate Eesti valimiskorralduses üldse ja panna küsimärgi alla, et kas Europarlamendi mandaat on mandaat, tegelikult see on minu meelest pigem nagu demagoogia. Jaa, aga kas ikkagi on, et kui me mõtleme, et valimistel me küsime ju tegelikult valija käest ühe küsimuse. Kas sa tahad, et Anvar Samost esindaks sind Euroopa Parlamendis? Valija vastab, jah, ma tahan, et esindaks. Nii. Ja nüüd valija on öelnud, et ma tahan, et sa esindaksid mind Europarlamendis ja siis ma ütlen, et ma võtan seda, et tegelikult sa tahad, et ma esindaksin sind Riigikogus või Riigikogus ei saa, aga valitsuses, eks ole. Et mul on tegelikult vaja ikkagi nagu uut mandaati selleks. See on samamoodi, et ütleme, ma olen saanud kohalikel valimistel, eks ole, mandaadi Viimsist. See on ikkagi mandaat selle konkreetse volikogu jaoks, et minu või küsimus siis valijatel oli ju sel hetkel see, et minu meelest seda nagu üksüheselt nagu laiendada kindlasti ei saaks, et ma olen saanud palju hääli, järelikult mul on rahva toetus. Aga rahvas võib-olla tahab just, et ma lähen Europarlamenti, et ei saa öelda, et ta tahab, et ma oleks valitsus. No tegelikult eks ongi küsimus sellest, et kuidas nende valijate huve kõige paremini esindada. Et ka Europarlamendi puhul minu meelest õigustatud küsimus on see, et kas näiteks need inimesed, kes on praegu Europarlamendis või kes olid eelmises koosseisus, et kas nad on neid hääli, mis küll eelmisel korral olid nimekirja hääled, aga üle-eelmisel korral olid nagu isiklikud hääled, et kas nad on neid inimeste hääli ja huve nagu piisavalt hästi esindanud, mis nad üldse seal teinud on, eks. Et kui nüüd võrrelda näiteks hüpoteetiliselt kahte olukorda, et võtame ühe hüpoteetilise Eesti Europarlamendi saadiku, kes on nagu nii lihtsalt 5 aastat kadunud olnud ja teise, kes hüpoteetiliselt sellist juhtumit vist küll ma ei tea, aga oletame, et sai Europarlamendi mandaadi ja tegutseb Eestis näiteks valitsuse liikmena, et ma kardan küll, et selle valitsuse liikme esindatud valijad on natuke paremini esindatud kui selle oma, kes on Europarlamendis 5 aastat rääkinud Moldova piirileppest Venemaaga, eks. Siinkohal tuleks kohe siis lihtsamate asjade juurde. Teie mõlema erakonnas, kuidas te sattusite erakonna Europarlamendi nimekirjas sinna, kus te sattusite, Anvar? Europarlamendi nimekirja pani kokku, kõigepealt ma nüüd loodan, ma tehniliselt ei eksi, et eesseisus ja volikogu hääletas seda. Kas see on piisavalt avatud kõikide erakonna liikmete suhtes? Jah, ma usun küll, sellepärast, et erakonnal on oma nagu põhikiri, mille järgi see niimoodi käib, et seal viimasel volikogu istungil oli ma ise kohal, seal oli ka ajakirjanik, et see oli nagu väga avatud tegelikult. Ja seal toimus diskussioon, toimus hääletus, et jah. Kaja Kallas, kuidas Reformierakond oma nimekirja kokku pani ja kuidas sattus siis, et Kaja Kallas on number 1? No meil oli väga selge ja lihtne protseduur, et kõigepealt olid kandidaatide ülesseadmine, siis selle jaoks oli sul vaja saada vähemalt 20 inimese siis allkiri, kes sind siis üles seadsid, seejärel olid sisevalimised, sisevalimiste tulemused, siis tulemustel siis tekkis need 12 nime ja see järjekord on siis selliselt nagu sisevalimiste tulemused on. Seal on võimalik oli ka siis kokkuleppel vahetada
siis seda ka seal nimekirja lõpupoole siis tehti ka kokkuleppeid, et inimesed nagu olid nõus, aga see esimene ots on nii, nagu sisevalimiste tulemused ette nägid. Kui me nüüd tuleme järgmise küsimuse juurde, mis puudutab seda, mis oli välja kuulutatud, et mis takistab erakondadel uuendamist, siis ma saan aru, et Anvar Sammust on selles küsimuses kriitiline, et erakonnad ei paista piisavalt läbi. Kaja Kallas, kas Eesti erakondade nii-öelda poliitiliste valikute, inimvalikute, tänaste päevasündmuste taustal läbipaistvus on selge. Et ütleme, et Europarlamendi valimiste nimekirja osas ma sain nüüd aru, kuidas see käib. Aga see, et kuidas, nii nagu Eesti Ekspress kirjeldas, kuidas sattus just nimelt Taavi Rõivase kandidatuur peaministri kandidaadiks, paistab, et avalikkuse jaoks väga selge ei ole. Ma kõigepealt ma tuleks selle juurde, et kui advokaadina ma ütleks, et see on suunav küsimus, et mis takistab erakondi uuenemast, seal on juba sisse nagu programmeeritud see, et nad ei uuene. Et ma tahaks sellele vastu vaielda, et samamoodi see, et Anvar tuli IRL-i, see näitab, et erakond ju tegelikult uueneb ja samamoodi meil on kõikvõimalikke uusi inimesi liitunud ja see paratamatult muudab organisatsiooni, et ta ikkagi nagu muutub pidevalt. Mis tahes organisatsiooni puhul ikkagi kõige suuremad muutused toimuvad siis, kui organisatsiooni juht muutub. Et antud juhul me sellel teel oleme, et see juht muutub ja seda, kui palju see erakond on siis uuenenud, saab hinnata sel hetkel, kui juba mingeid tulemusi näha. Et aga mis puudutab näiteks siis peaministri kandidaadi valikut, siis iseenesest see oli ka üsna üsna selge protseduur minu jaoks, et suure laua taga esitati ikkagi väga palju kandidaate, vist kokku isegi 8. Kõik ülejäänud peale Hanno Pevkuri ja Taavi Rõivasega oma kandidatuurid taandasid, et ühel või teisel või kolmandal põhjusel, mida siis seal ka avaldati, miks oma kandidatuurid nagu tagasi võeti ja siis jäi lauale kaks inimest, mille vahel toimus siis juhatuse liikmetel kinnine hääletus, et ja nii oligi. Mis minu seda kriitikat nagu erakondade uuenemise suhtes puudutab, siis tegelikult see on nagu üldisem, et see ei hõlma ainult erakondi endid, vaid kindlasti ka avalikkuse ootusi ja suhtumist, aga eks erakondadest muidugi algab, et see ongi see, et minu käest on viimase, ma ei tea, milline ajakogemus oli siin nüüdseks 4 aastat peaaegu tagasi, eks ju, kui ta poliitikast tuli, aga minu kogemused viimasest 6 või pooleteisest on küll selline, et tulevad täiesti põredad inimesed, küsivad siis minu käest, et Anvar, mis juhtus? Miks sa tegid seda? Kas midagi on halvasti? Et nagu ausalt nagu ei saa aru, mis siis nagu halvasti on, et kas Kaja Kallas ei saanud advokaadina hakkama, et pidi aga see on tegelikult täiesti rumal küsimus selles mõttes, et ega poliitika kindlasti nagu nüüd jällegi ma olen täiesti tundmatul alal, aga ma arvan, et poliitika ja advokaaditöö, poliitiku advokaaditöö on kindlasti väga erinevad, aga ma ei julgeks küll öelda, et poliitiku töö kuidagi nagu lihtsam on, et Kaja täpsustab siit kõrval, ma võin ajakirjaniku töö kohta öelda, et Postimehe juhtimine või poliitika, ma arvan, on mõlemad nagu võrdselt väga keerulised ja palju oskusi, teadmisi, omadusi nõudvad tööd. Et miks pärast keegi võtab endale julguse hinnata, et inimene läheb poliitikasse sellepärast, et ta kuskil eelmises kohas enam ei saanud hakkama või viitsinud või läks kergemat elu otsima. See on kindlasti äärmiselt nagu eksitav, aga mul on kuri kahtlus, et seda hoiakut tegelikult on kultiveerinud poliitikud ise ja oma nagu hoiakutega oma sõna. Jah, mingis mõttes ametiühingu vale sõnas nagu tsunfti asi või selline suletud kartelli asi, et oma hoiakute, oma sõnadega kindlasti, aga kindlasti ka isiklike näidetega, sest tõesti, kui erakonnas otsuse tegemine on selline vertikaalil põhinev protsess või sinna lähedale, siis need inimesed, kes erakonnas on näiteks erakonna fraktsioonis Riigikogus või mõnes muus sellises kohas, nende nagu roll lõpuks taandubki sellele, et nad on nagu nii-öelda ühenduslülid erakonna siis mingisuguse natuke rohkem varjatud juhtimisstruktuuri ja siis nende poliitiliste otsuste elluviimise vahel. Et see on tegelikult probleem, et kui ma vaatan mõnda Riigikogu fraktsiooni ja mulle tundub, et seal ei ole väga palju iseseisva, sõltumatu otsustus- ja mõtlemisvõimega inimesi. Et see paraku on niimoodi, ma ei tea, ka kindlasti võib-olla natuke erineval arvamusel, aga minu nagu selles mõttes nagu vaade on küll selline, et võtan Riigikogu
fraktsioonide nimekirjad lahti ja mõnel puhul mulle tundub, et noh, seal on väga napib neid rahva poolt valitud inimesi, kes omaksid oma sõltumatut arvamust, mis on nagu probleem tegelikult, et sealt jõutaksegi nende järeldusteni, et ahaa, et sa läksid poliitikasse sellepärast, et lihtsalt 4 aastat nuppu vajutada. Aga see tegelikult on nagu kõikide nende valijate huvide nagu esindamise seisukohast, keda on sadu tuhandeid, see on väga halb. Kas tagasitee on või ei ole? Kaja Kallas, kas on võimalik teha tagasiastumine või tagasisammide tagasiastumine? See on hoopis omaette teema veel. Et kas Kaja Kallas saab minna, kui ta tunneb, et on ennast poliitikas ammendanud 10 aasta pärast, 5 aasta pärast, ütleb, et kõik, ma lähen nüüd tagasi oma erialale? Kindlasti saan, isegi ma ütlen, ma kolleegidega, advokaatidega ikka tihti kohtun, nad ütlevad, et nad väga ootavad mind tagasi, aga ma ei ütle, et see saab olema lihtne selles mõttes, et juura läheb ka kogu aeg edasi, ma peaksin tegema ikkagi väga palju tööd, et ennast samale tasemele üles töötada, millelt ma lahkusin tegelikult. Aga ma tahan siin ka Anvarile selles mõttes sekundeerida, et tõepoolest ka mul, isegi perearst küsib, et sa olid enne lugupeetud inimene, sul oli töö, sa olid rõõmus, et miks sul seda vaja oli, eks ole, tule sealt ära. Aga samas jällegi, täpselt, et eks see on, nagu Anvar ka ütles, et väga palju on siin täpselt ka, kuidas seda kõike esitatakse, kuidas see välja paistab ja samas väga raske on erakondadel uusi inimesi saada. Uusi inimesi, kellel on eelnev kogemus, amet, nii edasi, just sellepärast, et see foon on nii halb. Kas ei ole see, et erakonnad ei lasegi endale ligi selliseid liiga sõltumatuid inimesi? Ei, ma ei usu, et see nii on, et pigem ütleme, minu enda praktika ütleb pigem seda, et ikkagi selliseid inimesi nagu iga erakond nagu soovib ja tahab. Küll aga muidugi selles osas veel võib-olla ütleks või kommenteeriks seda, et ma olen siin lugenud palju erinevate teiste riikide siis erakondade just ajaloo raamatuid ja seda, kuidas nagu asjad nagu seal toimivad ja mis on nagu huvitav, mida üks Briti poliitikaanalüütika ütles, et see erakonna nagu tsentraliseerumise risk on tegelikult väga halb. Just sellepärast, et kes iganes kontrollib erakonna kontorit, lihtsalt toodab ka parlamendi. Sellepärast, ja seda räägib Briti siis erakondade kohta tegelikult üks Briti poliitikaanalüütik, et mis tõttu näiteks, ma ütlen ka, et väga oluline on erakonnal ikkagi tugevad maakonnaorganisatsioonid, tugevad piirkonnaorganisatsioonid, kus see surve nagu tuleb ja nende nagu kaasamine nagu väga palju, et meil on see volikogu, mis neid piirkonna ja maakonna juhte ühendab, kus on parlamendi liikmed ja valitsus ka, et see on see koht, mis on nagu kinnine, selles mõttes kinnine on hea, et seal saab väga palju nagu ikkagi nagu avalikult väga selgelt omavahel neid asju nagu selgeks rääkida. Anna, Soomast on sul tagasitee? Ma arvan küll, et ma ei tea, ma küsin Janek Lutsu käest nagu vastu, et kui ma tahaksin Rahvusringhäälingusse tööle tulla, et kas mind võetakse veel, või võetakse, ma kardan, et see ei ole mitte professionaalsed, vaid mingid muud põhjused, et see oleks kindlasti sama paha, eks ju. Või siin istub ühe teise suure ajakirjandusorganisatsiooni juht, et ma ei tea, kas ma saaksin BNS-i tööle veel, kui ma otsustaksin nagu 2 aasta pärast tulla ja küsida, et ma kardan, et ma saaksin tööle, et võib-olla siin oleks muid nagu praktilisi ja korralduslikke küsimusi, aga nii ta on, et ja mis ma tahan öelda on see, et minu ja ajakirjandusest võib jääda selline mulje, et kõik inimesed küsivad ainult sellist küsimust. Seda on palju, seda on häirivalt palju, aga väga palju on ka seda, inimesed tulevad ja ütlevad, et jah, ma toetan, et ma arvan, et sa teed õiget asja, et poliitikasse ongi vaja rohkem uusi inimesi ja see on tegelikult ka üks põhjuseks, miks mina poliitikasse olen tulnud, et poliitikas peaks olema rohkem uusi inimesi, kui me neid praegu seal näeme. Et kui me hakkame loetlema siin nagu neid inimesi, kes on viimase aasta jooksul või paari aasta jooksul tulnud ühte või teise erakondades, tegelikult meil siin võib-olla 2 käe sõrmed kuluvad ära, aga rohkem neid küll nagu vaja ei ole. Et see on tegelikult halb, et see poliitika on vähe dünaamiline. Ja mis puudutab nagu poliitikast nagu tagasitulekut, vestlesin siin umbes mõni nädal tagasi Jüri Adamsiga, kes on üks Eesti põhiseaduse autorid ja kindlasti väga suure kogemusega poliitik Eestis ja ta mainis seda sama asja, et tegelikult nagu poliitika ja päriselu vaheline liikumine on üks selline oluline
tegur, mis aitab poliitikuid ja poliitikaid ja poliitikat mitte võõranduda sellest päriselust. Et inimesed, kellel on kogemusi, kes saavad selle kogemuse tuua poliitikasse sealt päriselust kaasa ja siis saavad pärast tulla poliitikast tagasi sinna nii-öelda pärisellu ja viia sinna poliitika kogemuse, et need on tegelikult väga väärtuslikud inimesed, mis loovad väärtust nii siin kui seal. Et kui sellist liikumist oleks nagu rohkem, siis oleks see kogu Eesti ühiskonna seisukohast väga tervitatav. Ma tahaks lihtsalt seda võib-olla lisada, et ega see uuenemine, et ka see jutt, et ei ole üldse uusi inimesi, et võib-olla see ei ole päris objektiivne, et see on nagu pisut nagu selline tunnetuslik ka, et kui me võtame nagu puhtalt faktide keel, siis kolmandik parlamendi liikmetest ikkagi valimistel on uued, et kolmandik kogu organisatsioonist on nagu päris suur osa. Üllar Luup. Jah, ma olen Anvariga täiesti nõus, et selline liikumine nii-öelda elust poliitikasse ja poliitikast ellu tagasi, et see oleks nagu tervendatav. Ja ma ausalt öeldes olen isegi natuke radikaalsem, sest mina olen mõelnud nii nagu väga paljud lihtsad inimesed, kellega ma olen suhelnud. Ma ei ole seda ise välja mõelnud. On mõelnud niimoodi, et poliitikud peakski olema mingisugune kindel periood, millal ta saab seal poliitikas olla ja siis peale seda ellu tagasi ja siis kui oled elus jälle mingisuguse perioodi ära olnud, siis võid jälle tulla poliitikasse tagasi. Et kuidas sellesse võiks suhtuda? Jah, ma olen ka seda kuulnud, et eks seal on nagu nii plussid kui miinused, et ütleme, ma ütleks, et igal organisatsioonil on ikkagi hea, kui seal on nagu pikema kogemusega inimesi ja uusi tulijaid ja et see ei ole ainult üks või ainult teine, sellepärast, et me võtame nende, kes on olnud pikalt kogemused, ajaloo teadmine, nagu kuidas neid asju on tehtud ja uute inimeste nagu tahtmine ja nägemused nagu väljaspoolt, siis me saame tegelikult parima kompoti. Ainar Russo. Anvar, mul on viimastel nädalatel vähemalt 5 inimest, kellel on ühiskonnas teatud positsioon. Rääkinud, et Eerik-Niiles Kross ja Urmas Reinsalu olid need inimesed, kellel on Siim Kallase vastu ebameeldivaid või ebamugavaid pabereid ja kes neid levitab. No igal juhul mina ei oska selle küsimusele kuidagi vastata, et ma ei tea, et nii oleks ja ausalt öeldes ma olen ka üsna veendunud, et nii see ei ole. Aga seda küsimust peaks kindlasti küsimus nende inimeste käest nagu otse. Et kui küsimus on selles, et kes Eesti Päevalehte viis need garantiipaberid, siis seda ju tegelikult, ma ei tea, see on allikakaitse, see on saladus, ma ei tea seda, kes see oli, et ma olen ka lugenud, eks ju, et on viiteid siin Eerik-Niilesele, ja ma olen Eerik-Niilese kas ka küsinud, et kas ta on seda teinud, ta on mulle väga selgelt öelnud, et ta ei ole seda teinud. Kaja Kallas väidetud on ka ju seda, et Reformierakond ise seestpoolt andis need dokumendid. Igasugust asju on väidetud, ma ei oska kommenteerida seda. Aga see musta nimekiri... Ei, see on küll, seda ma võin öelda, kuna see peaks olema minu nimekiri, siis ma ütlen, et sellist nimekirja pole olnud, et see on küll täielik väljumõeldis. Selle erakondade uuenemise teema võime öelda, et kõige suurem takistus siis teie hinnangul on ikkagi see, et suhtumine poliitikutesse ja poliitikasse minekusse, pigem see ühiskondlik foon on see, mis takistab erakondadel uuenemist. Et sinna ei lähe, näiteks ütleme, et nii nagu Anna Sammast läks ajakirjaniku positsioonilt ja nii nagu Kaja Kallas läks advokaadi positsioonilt. Ma jällegi ütlen, et suunav küsimus selles mõttes, et mina ei ole oma vastustes öelnud, et erakonnad ei uuene tegelikult. Et seega ma ei saa sellele küsimus. 3 erakonda organosed, kui me vaatame nüüd 3 erakonda, Isamaa Res Publica Liitu, Reformierakonda, Sotsiaaldemokraate, nad on uuenud. Esimehed on vahetunud, juhatuses on toimunud liikumisi. Üks erakond ei ole väga tõsiselt uuenenud, see on Keskerakond. Siis sellele hinnangut anda, miks Keskerakond ei uuene, võib teie käest küsida? See on väga lihtne küsimus, et Keskerakonnas on üks väga tugev liider, kes on seal algusest peale olnud. 95. aastal käis vist 3 kuud ära või palju see oli, ma võin eksida ja ma arvan, et selle organisatsiooni kogu ülesehitus põhineb sellel ühel inimesel, et kui tema sealt ära läheks, siis oleks hoopis üks teine organisatsioon, ma kardan, et võib-olla ta oleks rohkem erakonna moodi, kui ta praegu on, aga igal juhul ta ei oleks see organisatsioon, kes praegu kõik need valijate hääled saab. Et minu kogu kriitika ikkagi puudutas neid erakondi, kes nagu näevad ka erakondade moodi välja tegelikult. Keskerakonda ma ei pidanudki nii väga silmas.
kui me võtame nüüd teise poole, et erakondade hulk, praegu meil on parlamendis 4 erakonda pluss teatud hulk inimesi, kes on mitte erakondades, siis on siis Eesti erakondade uuenemise üks selliseid lükkajaid ka see, et meil oleks rohkem kui 4 täiesti organiseeritud erakonda, kes suudavad valimistest valimisteni püsida valijatel meeles. Jah, ma muidugi ütleks, et kõigepealt selline rahulolematus on ju ka edasi jõud, et kui me mõtleme ajaloos tagasi, siis oli aeg, kus oli nagu rahulolematus sellega, et meil on liiga palju erakondi, et tuleks ometi see stabiilsus, kus meil oleks, eks ole, nii nagu välja kujunenud demokraatiaga riikides on nagu kindlad suured erakonnad ja on selged maailmavaated, toetad ühte või toetad teist ja siis on kuidagi nagu selgemad need jõujooned, aga mis puudutab uusi tulijaid, siis kindlasti see elavdab kogu seda maastikku. Aga jällegi ma tooksin näite hoopis tükkis Briti siis parteimaastikult, et mis minu jaoks oli nagu huvitav nende raamatute juures ka, oli see, et neil oli ka igasugust skandaale, täpselt samamoodi ka parteisiseseid, ütleme, kriitikat ja kõike rahulolematust ja niimoodi. Aga nad vahetasid liidreid, vahetasid ideid, aga nad ei vahetanud maailmavaadet või et nagu kordagi sealt ei tulnud nagu välja seda, et teeme uue erakonna, sellepärast, et see nüüd absoluutselt enam ei sobi. Lihtsalt see võib olla selles, et meie demokraatia on ikkagi noor ja et inimesed nagu mõtlevad, et igal juhul nagu uus erakond nagu aitab, aga kui sa nagu mõtled, mis maailmavaadet sa siis esindad, esindan seda sama maailmavaadet, mida näiteks see erakond esindab, okei, aga mis sind siis nagu ikkagi eristab sellest. Et ma ütlen, et uute tulijate turule tulemine alati elavdab, aga lõppude lõpuks taandub kõik inimestele, kes seal siis on. Jah, ma selles mõttes olen nagu nõus Kajaga, et erakond kui selline peaks kandma siiski mingit järjepidevust ja sellisena ka valijatele nagu olema võimeline aru anda rohkem kui ühe valimistsükli nagu kestel. Et kui igaks valimiseks, igaks uuteks valimisteks teha uus erakond, siis seal see aruandluse ja järjepidevuse ja vastutuse asi muutub väga küsitavaks. Et inimesed erakonnas peaksid uuenema, erakonnas peaks olema ideede paljusus, peaks olema debatti, diskussiooni, võib-olla võitlustki. Et kui me vaatame arenenud riikide erakondi, siis seal seda kahtlemata on. Okei, Eesti erakond ei saa võrrelda Ameerika Ühendriikide erakondadega, kuna see põhimõte on seal teissugune. Aga kindlasti ma ei tea, lugesin hiljuti väga huvitavat raamatut viimasest 2 presidendivalimiste tsüklist Ameerikas. Hillary Clinton ja Barack Obama olid eri pooltel selles presidendivalimiste võitluses. Praegu on samas erakonnas, nad ajavad sama asja. Tõenäoliselt Hillary Clinton kandideerib veel. See võitlus oli oluliselt nagu tulisem kui Eestis ühtegi erakonna sisest võitlust võib-olla mäletatakse. Aga see oligi see, mis tõttu Ameerikas nii demokraatlik erakond kui vabariiklik erakond on suutnud nagu pidevalt nagu uueneda. See on nii palju erinevaid mõtteid, erinevaid inimesi, need erakonnad liiguvad edasi. Väikse märkus on teada, et ka see maailmavaade võib tegelikult aja jooksul nagu muutuda. Et kui me mõtleme, et millised olid vabariikliku erakonna seisukohad näiteks, ma ei tea, 70 või 50 aastat tagasi või demokraatliku erakonna omad samamoodi Ameerika näitena. Ja Eestis pole lihtsalt nii pikki näiteid kuskilt võtta, eks ju. Aga need on muutunud tegelikult, aga nad on muutunud selle tõttu, et ühiskond on muutunud ja et seal ühiskonnas toimubki see sama nagu tagasiside ja suhtlus, inimeste liikumine, erakonna, poliitika, nimetame seda päriselu vahel. Tulevad kogemustega inimesed väljaspoolt sisse, lähevad poliitilise kogemusega inimesed välja, eks, et viies kaasa või tuues siis neid ideid, et tegelikult selline liikumine minust väga nagu soovitav. Läheme Euroopa teemade juurde. Euroopa Parlamendi valimised on 25. mail sellel aastal. Te mõlemad kandideerite, te peate ju väga selgelt ja üheselt kuidagi ja väga vahvalt ära seletama, mis on siis selle Euroopa Parlamendi tähtsus Eesti jaoks. Me teame neid õigeid vastuseid, neid kuivi, mida kirjutatakse ka sellest, kui tutvustatakse Euroopa Parlamendi tegevust nende koduleheküljel. Et kui võib, siis ma vastakski, et minu meelest need õiged vastused ongi pigem nagu sellised pisut eksitavad vastused. Et minu meelest õige vastus on see,
kui meil on valimised, kus kogu Eesti on üks valimisringkond ja kõik inimesed saavad valimas käia, kandidaatide ring on suhteliselt piiratud, ei ole nagu Riigikogu valimistel, kus on väga palju kandidaate, vaid kokku on mingi selgelt alla 100 kandidaadi. Erakondi on 4, igal erakonnal on 12 kandidaati, et siis tegelikult võiks olla selline koht, kus me räägime mingitest suurematest asjadest. Mitte ei vali endale Brüsselisse mingit siledamat saadikut, nii-öelda mingit pseudodiplomaati või ei saada sinna kedagi nagu väärikale pensionile, vaid tegelikult peaksime leidma inimesed, kes suudavad nende samade valijate huve nii Euroopas kui ka kahtlemata nagu Eestis kaitsta. Et seda ei saa vaadata ainult sellise nagu kellegi ärasaatmisena kuskil Euroopasse, mida minu meelest kahetsusväärselt on nagu tehtud, et see on viga. Jah, ma võib-olla lisaks siia juurde, et tegelikult Europarlamendi saadikud on ikkagi kõige kõrgemal tasemel Eesti esindajad Euroopas. Et kui me võtame voliniku, siis volinik annab vande, et ta ei esinda ühtegi riiki, ta siis ajab Euroopa asja üldiselt, et siis jah, et need 6 saadikut seal on nagu kõige kõrgemal tasemel. Ma käisin siin eelmine nädal, käisin Brüsselis koolitusel, Euroopa Parlamendi kandidaatide koolitusel ja mis sealt nagu koorus väga huvitavalt välja tegelikult, mis antud ajahetkel on minu meelest väga oluline, on see, et esiteks Eesti saadikud Euroopas peavad ikkagi Euroopasse seda teadmist viima, mis tähendab elada siin Venemaa kõrval. See on tänane situatsioon. See on tänane situatsioon. Aga see ongi tänane situatsioon, et kui me võtame teised Euroopa riigid, siis seal on euroskeptikute hulk on väga, väga suur. Ja kui vaadata prognoose, siis need, kes on nii-öelda Euroopa vastased, praeguste prognooside järgi teevad Euroopa Parlamendi valimistel üle Euroopa väga tugeva tulemuse. Ja kui me võtame nagu seda, et tegelikult see Euroopa mõte ikkagi on ju põhimõtteliselt see, et meil ei oleks nagu siin sõdasid. Et meil oleks rahu, siis see mõte on nagu ütleme Kesk-Euroopas, see on väga kaugele läinud. Et see pole enam, see hirm on kaugele läinud ja tegelikult vaadatakse seda Euroopa Liitu ja see on üks raha jagamise asi ja seal kõik, aga tegelikult seal on see üks kandev idee või need väärtused on ikkagi see, et mitte kunagi ei tekiks meil sellist olukorda nagu meil oli ja et mitte kunagi ei oleks ükski riik üksi ja kui me võtame just eriti Eestit ja Lätit, siis meil on Euroopa Liit ikkagi väga-väga oluline. Ja paratamatult teised Euroopa saadikud Kesk-Euroopast, Austriast, täitsa müstik ka, et isegi selle Ukraina kriisi juures, nad tegelikult seda kriisi ka nagu üldse ei adu, kui oluline küsimus see Euroopa jaoks on. Ja see on nüüd lihtsalt nagu uus selline pool, mida Eesti saadikud kindlasti peaksid seal ka levitama, et ühtepidi. Suur küsimus on ka sellest, milliseks oma selle saadiku positsiooni see Europarlamendi saadik ise kujundab. Et jällegi, et tegemist on väga suure mandaadiga, see on mitukümmend tuhat häält tõenäoliselt, mida me Eestis ühel juhul üle 100 000 hääle. See on potentsiaalselt väga suur mõju, väga suur võim, väga suur kuidas ma ütlen, usaldus midagi korda saata, midagi ära teha ja seejuures on veel suurepärane võimalus neid asju ära teha nii Euroopa tasandil kui siin samas Eesti tasandil. Et need 2 asja võimalik omavahel ühendada, et tõesti mingis mõttes on tegemist Eesti parlamendiga samamoodi nagu Riigikogu on Eesti parlament, ainult et veel avaramate võimalustega, veel suurema võimuga, et kui inimene saab selle mandaadi ja siis nagu valib võimaluse mitte midagi mitte teha, siis see on see, valijad peaksid aru saama, et seda viga ei tohi korrata. Et kõikidelt Europarlamendi kandidaatidelt peaksid valijad kindlasti küsima, et mismoodi neil on kavas oma see mandaat nii-öelda ära täita, missuguste tegevustega, kus, kuidas, eks ju, et kui palju Eestis, kui palju Euroopa Liidus, eks ju, et ei maksa raisku lasta seda võimalust.
Ja ma lihtsalt täiendan võib-olla, ma ei tea, kas sul on see plaan täpselt selge, mida sa konkreetselt hakkad ajama. Mina ütleks, et tegelikult kogu see protsess on ka väga ikkagi dünaamiline. Et ma lihtsalt toon oma näite siis Riigikogu praktikast, et see, mida ma arvasin, et ma hakkan või mis on need teemad sel hetkel, kui valimised olid, ei ole üldse olnud need teemad, mis tegelikult on olnud meil laual ja mis on nagu oluliseks tõusnud ja minu asjadeks, mida ma nagu ajanud olen. See on nagu hea tähelepanek selles mõttes, et võib-olla teemad on ka olulised, aga tõesti elu muutub kogu aeg. Palju olulisem on küsimus sellest, et milliste vahenditega, kuidas ja kus. Et kui Europarlamendi saadik lähebki Brüsselisse, kaob sinna nii-öelda ära, siis tema valijatel on temast väga vähe kasu. Europarlamendi saadikutel on võimalus ja ma arvan, et mingis mõttes ka kohustus tegeleda ka oma asukohariigi, oma kodumaa nagu asjade ajamisega, nende samade valijate esindamisega ka siin. Et kui me näiteks mõtleme Indrek Tarandi peale, kes üle 100 000 hääle, siis Indrek Tarandi, ma arvan, selle kõige suurem saavutus oma Europarlamendi saadiku ametiaja jooksul ongi selle sama valimisseaduse muutumine. Tema sõnum oli see, et suletud valimisnimekirjad on halvad. Ta kandideeris selle sõnumiga, ta sai mandaadi ja ei läinud vist mõnda kuudki, kui tegelikult koha peal Eestis toimus muutus tänu sellele suurele häälte arvule, mis Indrek Tarand sai ja nüüd on meil Europarlamendi valimised avatud nimekirjadega. Mulle ka see väga meeldib, aga ma arvan, et Indrek Tarand oleks saanud oma mandaati ja mõju kasutada veel ja veel ja veel ja veel kõikide nende 5 aasta jooksul tegelikult. Konkreetselt tulen väga selle juurde, mida Kaja mainis juba. Tegelikult me ju näeme, et 28 riigi konsensusliku otsuse saavutamine on väga keeruline, aga demokraatlik protsess. Ja seda praegu Ukraina kriisi puhul selgelt Venemaa kuritarvitab. Et selle aega, kui Euroopa riigid tulevad kokku ja püüavad mingi konsensuse leida, kuidas reageerida, selle aega on juba tegelikult Krimmi sisse viidud Vene sõdurid, on korraldatud 3 päevaga referendum, on tunnustatud Venemaa poolt Krimmi iseseisvust ja Krimm võetud vastu Vene Föderatsiooni. Et tegelikult see jätab ju ka nüüd valimissituatsioonis väga sellise pehme ja hambutu mulje Euroopa Liidust. Jah, siin tuleb hoida 2 asja lahus. Üks asi on Euroopa riikide, siis tõesti Euroopa Nõukogu ja kus nagu siis liikmesriigid peavad otsuseid tegema. Teine asi on Europarlament, kuhu saadikud valitakse ainult otse valimise teel. Ehk siis seal on palju olulisem see, kes need inimesed on. Ja kui vaadata Euroopa Parlamendi otsuseid, mis meie igapäevaelu väga palju mõjutavad, siis seal need jooned ju ei jookse nagu mitte liikmesriikide lõikes, vaid need jooned jooksevad ikkagi nagu maailmavaate lõikes, kuidas need hääletustulemused nagu kujunevad ja 1-2 inimesest seal võib sõltuda väga palju. Aga see Ukraina kriis see on, ütleme kindlasti, esiteks ta on erand, aga teiseks operatiivses mõttes need otsused, mis kiirelt reageerimist vajavad või kõikide Euroopa riikide siis nõusolekud, need on Euroopa Nõukogus. Euroopa Parlamendis on väga palju otsuseid, mis puudutavad meie igapäevaelu. Võtame näiteks see roamingu tasude või need rändlustasude siis kokkulepped, et kokkuvõttes, et me saame samadel tingimustel siis telefoniga rääkida mujal riikides, et see on tegelikult Europarlamendi töö tulemus. Aino. Kaja, teie kolleeg Jüri Raidla endine kolleeg, ütles ühel debatil hiljuti, et Euroopa Liidu ja Eesti ainus võimalus on tugev föderaalne moodustis, et mingit konföderatsiooni. Et ainult tugev föderaalne keskse võimuga, tugeva juhiga organisatsioon. Olete te sama meelt? Jah, võt seal ma ütlengi, et tegelikult võib-olla see föderaalne nagu hirmutab, see sõna hirmutab, aga kui me mõtleme, et millist Euroopat me tahame, siis me tahame tugevat Euroopat, see on meie huvides, et Euroopa oleks tugev. See on meie majanduse huvides selleks, et meie majandus on väga avatud majandus, seotud väga palju Euroopa teiste riikide majandusega. Kui Euroopa konkurentsivõime on hea võrreldes teiste regioonidega, siis läheb ka meil hästi. Samamoodi julgeolekus. Et kui see tähendab seda, et tegelikult
peaks asju pigem konsolideerima, siis ma ütleks, et see on Eesti huvides. Kas te tunnistate Ukraina kriisi valguses, et Euroopa Liidul tegelikult ei ole juhti? No jah, eks see on toonud välja siin siis võib-olla kitsaskohad, aga samas võib seda vaadata täpselt ka niimoodi, et see on demokraatia. Et selge on see, et me ei saa Putinile võrdväärset siis sellist nii tugevat juhti Euroopast vastu panna. See oleks vastuolus igasuguste demokraatlike riikide valitsemiste põhimõtetega, et sealt tuleb see erinev. Andrus Ammust, konföderatsioon või föderatsioon? No see on väga mustvalge küsimus selles mõttes, et ma loodan, et sellisel tasemel valikuid nagu ei tehta. Et selge on see, et Euroopa Liit vajaks nagu olulisemalt, selgemat nagu see, kuidas Euroopas otsused sünnivad, see protsess võiks olla selgem ja arusaadavam Euroopa kodanikele ka eestlastele. Et see võib-olla on nagu... Mis siin ebaselgest on? Euroopa Parlament tegeleb komisjoni tegevuse järelevalvega, komisjon teeb otsuseid ja kõige rassimad otsused saab teha ülemkogu. No see on praegu väga selline lihtsustatud selgitus tegelikult, kui sa nüüd sama Ukraina näitule tagasi tuled, siis me näeme väga paljusid kohti, kus need asjad niimoodi ei ole toimunud. Eks. Nad toimuvad väga aeglaselt, see on see etteheide. Nad toimuvad kohmakalt, seal on palju kompromisse, eks ju. Et kõige lühikesem vastus ongi võib-olla see, et Ameerika Ühendriigid on Ameerika Ühendriigid. Venemaa on täiesti teist tüüpi riik, mis ei ole demokraatia ja Euroopa Liit ongi riikide liit. Et ma olen ka nõus sellega, et Euroopa Liit võiks liikuda rohkem föderatsiooni suunas. Küsimus on selles, et kus see piir on. Kaada? Ei, Tulen tagasi 25. mai juurde. See, mis te räägite, on räägitud alati enne Europarlamendi valimised. Mina küll ei mäleta sellist. Nad muutuvad alati ikkagi, kui nad lähemale jõuavad avalikkuse jaoks sisuliselt kohalike asjade arutamise kohaks. Ja seda veavad tihti ikkagi erakonnad, kes hakkavad vastandama ennast teiste erakondadega ja siseasjadega, mitte Euroopa küsimustega. Iseenesest ei ole selles mitte midagi halba, et inimesed valimistel kasutavad võimalust arutada nende asjade üle, mis nendele korda lähevad. Milleks need valimised siis on? Et kas me peame võtma kuskilt mingisuguse reeglitega täidetud raamat, vaatame jällegi nii Euroopa Parlamendi valimised. Nüüd me peame siin arutama ikkagi Euroopa välispoliitikat. Nüüd me peame arutama siin mingeid veel väga keerulisi asju, mis ei lähe korda näiteks inimesele, kes tuleb valima. Selle tulemuseks on see, et Euroopa Parlamendi valimiste aktiivsus on madalam näiteks kui Riigikogu valimiste aktiivsus. Me tahame seda, et meil oleks nõrga mandaadiga rahvaesindajad parlamendis. Me ei taha seda. Ja, ma ka toetaks siin Anvarit selles osas, et kui sa käid inimestega kohtumas, siis need on need mured, mis neil on. Need on need küsimused, mis nad esitavad, et oleks rumal ka erakondade poolt nendele küsimustele siis mitte püüda vastata või nendel, kes soovivad siis valituks osutuda. Et tõesti, et inimene küsib, ma ei tea, näiteks kohaliku elu mingi küsimuse kohta, et kuidas see ja teine kolmas ja selle ei, aga ma tahan rääkida hoopis Euroopa Parlamendi või välispoliitikast. Siis sa valituks ei osutu ka. Väga tihti võivad need asjad ju ka ajas väga kiiresti muutuda, et kui me mõtleme näiteks, oletame, et praegu meil seda Krimmi ja Ukraina kriisi ei oleks, siis võiks öelda, et julgeolekupoliitika, see on selline kauge teema, inimestel ei ole selle vastu väga suurt huvi. Euroopa Liit üldse ei ole mingi kaitse või turvaorganisatsioon, eks ju, et miks me üldse räägime sellest julgeoleku teemast. Praegu on väga selgelt näha, et kõikidel inimestel läheb väga korda, kui hästi on Eesti kaitstud, millise lahenduse saab Ukraina kriis, kuidas Euroopa Liit käitub, mis on ju tegelikult selles mõttes nagu loomulik, mõistetav, arusaadav huvi. Me ei teadnud seda, et see selliseks muutub nagu veel, ma ei tea, pool aastat tagasi. Et tihti võib juhtuda, et mingi küsimus tõuseb seoses nagu sündmuste arenguga nagu fookusesse. Et poliitika ja valimised ongi selles mõttes nagu koht, kus inimesed saavad oma arvamust, oma soove, oma ootusi nagu väljendada. Loogiline. Inimesed väljendavad oma ootusi soovi, et teie vastate nendele ootustele soovidele, aga toimuvad Europarlamendi valimised, mis tähendab seda, et te ei saa ju mõjutada, et need ootused saaksid mingi lahenduse, mis inimesed on kohalikele probleemidele küsinud. Sellega ma vaidleksin, sellega ma olen ju kogu aeg sinna vaielnud tegelikult, et kui me tuleme nagu tagasi selle sama Indrek Tarandi näite juurde, siis Indrek Tarandi valimise näol sai lahenduse üks Eesti inimeste ootus, mis oleks see, et Europarlamendi valimist oleks avatud nimekirjad. See on väga kohalik teema, eks ju.
et ma arvan, et kui sul on mandaat, mis aga samas sa ütlesid ka, et me ei saanud väga head eurosaadikud. Ei saanud sellepärast, et Indrek Tarand jäi poole teile pidama, ta oleks võinud lõpuni minna kogu aeg nagu oma valijate huve sama hästi esindada, nagu esimese kuu jooksul seda tegi. Et samas, kui meil on ikkagi 6 saadikut, kellel on mandaat, mis ulatub 70 000 valija hääleni, võib-olla ka enam, eks ju, et sellisel juhul nende inimeste mõju Eesti poliitikale saab kahtlemata olema väga suur. Ma kujutan ette, kui Kaja saab Europarlamendi mandaadi, tal on mingisuguseid ettepanekuid, mis lähtuvad tema valijate huvidest, oma erakonna sees, valitsusele, parlamendikomisjonidele, kellel iganes. Ma arvan, ta kuulatakse väga tähelepanelikult ära ja tema mõju nende küsimuste lahendamisel saab olema, ma kardan, et suurem kui tavalise Riigikogu liikme mõju. Ja igaüks, kes Europarlamenti valituks saab, kui ta sellisel viisil oma mõju kasutab, mida ka mina näiteks kavatsen teha, kui ma saan valituks, siis see mõju saab olema väga suur. Vaatame siis Europarlamenti kui mingit omapärast Eesti parlamendi, ma ei tea, see kõlab valesti võib-olla ülemukoda, eks. Ma lisaks siia, et tegelikult ega need ootused võivad ka väga hästi väljenduda Europarlamendi töös, et kui inimestel on ootused, siis väga palju ju regulatsioone tuleb meil tegelikult Euroopa suunalt. Ma majanduskomisjoni esimehena näen seda, et väga palju seaduseid, kas me siis anname arvamusi seoses Europarlamendi mingite määrustega või on mingi direktiiv, mis tuleb oma seadusesse ümber kirjutada. Ehk siis tegelikult see mõjutab Eesti inimeste elu väga otseselt. Lihtsalt sellisel juhul on nii, et sa kogud need inimeste ootused, mured kokku ja sa saad juba seal protsessis seda mõjutada, mitte nagu läbi arvamuste andmise. Et mida ma olen varem ka nagu öeldud, et minu meelest me peaks üle saama sellest, et Euroopa see on midagi muud, et Euroopa see tegelikult meie oleme täpselt samamoodi, et ei ole nagu Euroopa, et lähed sinna Euroopasse ära, ei lähe kuskile ära, me oleme Euroopas. On paljusid küsimusi, on paljusid Eesti inimeste olulised küsimusi, mida saabki ainult lahendada korraga siin ja Euroopa tasandil. Et selles mõttes on Euroopa Parlamendi saadikud jällegi täiesti unikaalses olukorras. Neil on võimalik mõjutada protsessi siin ja protsessi siis Euroopa südames. Isegi vaatamata sellele, et meil on seal 6 751. Ehk siis tuleb tegelikult olla selle võrra jälle nagu suurem ja tugevam ja teha rohkem tööd. Muideks, ma lihtsalt tahaks siin öelda, et jällegi, kui ma käisin seal Europarlamendis sellel koolitusel, siis seal ka tehti koolitust, et kuidas Europarlamendi saadik saab oma mõjujõudu kasvatada, millised on need võimalused üldse selles töös tegelikult mõju ja avaldada. Ja täpselt seal öelda, et see kogu see parlament koosneb ikkagi inimestest, et see ei olene, et sa tuleb väiksest riigist või mis iganes, et nagu palju näiteid toodi, kus tegelikult on asjad läinud liikuma tänu ühele inimesele, et selles mõttes lihtsalt tuleb kuulata, kõigepealt õppida ja ära kasutada. Senised saadikud ei ole seda koolitust läbinud. Tuleb nende käest küsida. Ei, teie hinnang. Miks ma loen, kui ma guugeldan, miks ma leian Vilja Savisaar Toomastist lugusid vaid seltskonna ajakirjandusest? Miks ma vaatan Rahvusringhäälingu programmist intervjuud Ivari Padariga, kus intervjuu põhiteemaks on, mis firma lipsu ta kannab? Miks see nii on läinud? Seda tuleb küsida nende samade Europarlamendi liikmete käest. Ma ei oska ka sellele vastata, et kuigi ma ütlen... Nad ei ole siis seda koolitust läbinud, mille teie läbisid? Küsimus pole koolituses, ma arvan, küsimus on eesmärkides, mida inimene endale püstitab, et millega tal on kavas töö Europarlamendi saadikuna nagu sisustada, et mis on tema nagu plaanid, eks ju, eesmärgid. Et kui eesmärk ei ole, kui eesmärgiks on lihtsalt nagu kuskil 5 aastat ära olla, nagu ma kardan, et mitmel näitel see on, et siis on väga halvasti, siis need valijate hääled on raisatud. Ja ega koolitus ju ei tee seda kõike. Koolitus sa võid seda kõike teada, aga see ei tähenda seda, et sa seda kõike teed. Oskate öelda kiiresti siis 3 põhiteemat, mis muutuvad agendaks, mida hakatakse arutama enne 25. maid? Anvar? Ja kindlasti sama julgeoleku teema on juba väga suur teema ja sellest ei pääse kuhugi. Aga kindlasti on küsimus ikkagi sellest, et mismoodi Eesti edasi läheb, et see on raske nagu kuidagi ühe teemana nagu määratada, see on väga paljusid üksikud alateemasid, aga eks me oleme praegu sellises olukorras, kus me kõik tahame teada, et mis on uus eesmärk, kuidas, üks alateema on see, et miks meil on selline väljaränne, nagu ta on, mida teha selleks, et kõik inimesed tahaksid Eestis elada, mitte ainult Eesti inimesed, vaid ka inimesed väljaspoolt Eestit, aga ka Eesti inimesed hindaksid seda elukeskkonda siin, et nad tunneks ennast hästi, nad tunneks ennast turvaliselt,
et inimeste heaolu kasvaks, et Eesti oleks korruptsioonivaba. Kõik need teemad on tegelikult olulised. Ja ma ütleks 2 peamist asja, julgeolek, nagu Anvar juba ütles, aga teine asi, mis on väga oluline, et täpselt kõik see, millest Anvar rääkis, et miks inimesed lähevad ära, see põhimõtteliselt, kui vaadata ikkagi kõike seda pilti, siis see on majanduslik toimetulek ja sealt nagu samm edasi on see, et meie ettevõtted saaksid inimestele kõrgemaid palku maksta. See on jälle seotud sellega, et meie majandus on konkurentsivõimeline ja kasvab ja meie majanduse konkurentsivõime on väga palju seotud Euroopa majanduse konkurentsivõimega, et tegelikult need teemad, mis aitavad siis majanduse konkurentsivõimet ja seeläbi inimeste heaolu kasvatada, on kindlasti olulised. Ma juhiks veel tähelepanu sellele, et kui me Eesti nagu viimase 20-25 aasta ajalugu vaatame, siis Eestil on läinud väga hästi nendel perioodidel, kui on olnud väga suuri, praktiliselt püüdmatuid eesmärke, mis ei ole olnud sellised lihtsad eesmärgid, aga väga konkreetsed mingid keskmise palga tõstmise eesmärgid, on olnud eesmärgid kuhugi välja jõuda. Ja kui on selline poliitikute poolt antud eesmärk, innustus, lootus, et siis tegelikult iga inimene nagu ka suudab nagu rohkem ennast teostada. Viia rikka oma riigi.